mõtlen, et mida tähendab Eesti mulle. Sõnaga Eesti mulle kohe meenub Eesti lipp, sinimustvalge, sinine taevas, must mets, valge kui puhtus. Aga sõnaga Eesti meenub mulle ka minu pere, minu sõbrad, minu kool, minu arvamused, minu mõtted. Kõik see meenub mulle sõnaga Eesti ja kuidas iga minu mõte ja iga minu sõber ja iga minu pereliige on siin riigis väga-väga austatud. Ja minu meelest väide, et Eesti inimesed on külmad, on väga-väga vale, sest et minu meelest kõik Eesti inimesed on väga soojad ja vastuvõtvad. Ja kui mõelda nüüd, et mida tähendab vabadus, siis selle võikski põimida sellega, et iga minu mõte ja idee ja kõik, millest unistan, et need on siin vastuvõetavad ja et mul lubatakse vabalt mõelda. Ja ma saan käia linna peal ja mõelda omi mõtteid ja tunda ennast väga-väga vabana. Ja samal hetkel on mul Eesti riigi kaitsvad turvalised käed ümber ja ilus emakeel ka suus. Kui ma mõtlen sõnale Eesti, siis ma näen seda otse kui siit auditooriumist või Munamäelt ülalt alla vaadates ühe tillukese kadakase maana. Selle maa imeilus loodus, õige mitut keelt kõnelevad inimesed ja vanad head kombed ihaldavad olla kaitstud ja hoitud. Kõik nad hoolivad üksteisest, sest nad armastavad seda maad ja neile meeldib vabadus. Vabadus, see on üks väga eriline tunne sinu sees. Vabadus on ka üks äraütlemata ihaldusväärne seisund sinu ümber. Aga vabadus on ka tahe, võimekus ja julgus seda tunnet ja seda seisundit vajadusel kaitsta. Tõepoolest, vabadus on ka kohustus, mitte horjaks jäänud. Eesti tähendab minu jaoks minu inimesi, kõik minu sõbrad, perekond, tuttavad, kes mind ümbritsevad. Eesti mängib ka väga suurt rolli minu identiteedis. Ehk Eesti on minu jaoks ka kultuur ja keskkond ja keel. Ehk võib-olla võiks isegi öelda, et Eesti olen mina ja mina olen Eesti. Vabadus tähendab minu jaoks võimalust olla omamoodi eriline, omamoodi tavaline. Olla võimeline tegema mida iganes, kus iganes, kellega iganes. Eesti on kodu. Eesti on minu jaoks Lõuna-Eesti kuppelmaastik. Eesti on minu jaoks Ruja laul, minu Eestimaa. Võib-olla see võtabki kõige rohkem kokku, sest see on hingele. Vabadus. Eesti kontekstis on see ehk hästi suur ja hästi õnnelik juhus või õigemini juhused ja palju-palju roppu tööd. Isiklikus kontekstis on vabadus aga palju enamat. Kui ütelda Eestimaa, siis esimene asi, mis mul meelde tuleb, on kuusik, mille minu vanaisa 80 aastat tagasi istutas ja niit selle kõõval. Ja seal kasvavad häögheinad ja häöjasilmad ja kellukad sellisel jaanipäeva paiku. Ja selles kuusikus on üks hea koht, kuhu saab onni ehitada.
oli see onni ehitamiskoht seal 40 aastat tagasi ja on praegu ka. Mulle on alati meeldinud mõte, et Eesti ei ole viik, vaid on klubi. Selline väike, aga niisugune klubi, nagu selle klubi liikmed vajalikuks peavad. Ühest küljest tähendab see vabadust ja otsustamisõigust, teisest küljest vastutust, sest ega keegi teine nüüd ei tule meile ehitama sellist klubi, nagu meil endal vaja on. Kui ma mõtlen sõnale Eesti, siis sellega seostub minu kodumaa ja võib-olla ka selline teistmoodi igatsus, et kui tihtipeale ma võib-olla enda tuttavate hulgas kuulen, et nad just igatsevad teistesse riikidesse minemist, siis minu igatsus on see, et ma saaksingi jääda siia, et Eesti oleks koht, kus mul oleks oma kodu, kus ma saaksin kasvatada oma lapsi, töötada oma erialal ja panustada oma riigi inimeste tervisesse ja tulevikku. Kui ma mõtlen vabadusele, siis vabadus seostuks justkui nagu unistuste täitumisega, et sul on vabadus unistada ja vabadus viia need unistused ka täide, sest et kunagi üks väga tark naine ütles mulle, et kõige hirmsam on see, kui sa hakkad märkama, et sinu unistused päriselt hakkavad täituma ja siis tuleb leida omakorda uued unistused. Ja see on see vabadus, mida mina tahaksin, vabadust unistada. Sõnad Eesti ja vabadus on minu jaoks nii tähendusrikkad, et ma jään lausa jänni nendest kokkuvõtet paari lausesse panna. Seetõttu võtan abiks kirjandusklassiku August Kailiti, kes oma tegelasele Nipernaadile annab võimaluse meie kodumaast väga ilusti rääkida. Nipernaadi jutustas Maharadžast, idamaisest valitsejast, kes pakkus tohutuid rikkusi Põhjalast saabunud pealtnäha vaesele poisile Toomasele. Vaevatasuks selle eest, et Toomasel oli õnnestunud Maharadža ainus tütar terveks teha. Toomas lükkas pakutud varandused tagasi, üsna suureliselt, nimetades, et ta on 1000 korda rikkam kui pakkuja, rikas Maharadža. Ja oma väite tõestuseks tõi ta järgmised näited. Ta rääkis, et ta tuleb maalt, kus on kaunid metsad, mille üle lendlevad kluuksuvad metshaned. Ta rääkis, et ta tuleb maalt, kus on niidud, mille lõitsevad väga kaunisti meelislilled, palju kaunimalt kui kõik idamaade rubiinid kokku. Ta rääkis, et ta tuleb maalt, kus lokkavad viljaväljad ja kui tuul üle raskete viljapeade käib, siis oleks see nagu meri. Ja veel ütles ta, et ta tuleb maalt, kus särab ja hiilgab päike. Särab ja hiilgab isegi keskööl. Nii suureliselt rääkis Toomas poiss Põhjalast. Nüüd vabariigi aastapäeva eel saan minagi järsku aru, et kõik need nimetatud rikkused on minul olemas ja ma olen selle üle väga rõõmus. Ja ma tajun, et mul on vabadus neid rikkusi, mis Eestimaal on, hoida hea peremehelikult. Soovin kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva. Kui keegi ütleb mulle sõna Eesti, siis ma ilmselt mõtlengi seda, mida ma praegugi näen, kui ma siit välja vaatan. Lumi, puhas, valge, aga muidugi veel midagi palju enamat. Need on inimesed, need on keel. Ja see on minu elu selles mõttes olnud, et kas Eesti on selle aja jooksul ja vägagi muutunud, on muutunud sellest Eestist, mida me ei võinud liiga palju pidada päris iseenda ja eriliseks ja olen ma ju pärit ajast, millele mõtlemisega jõuan ma sõnani vabadus, mida tähendab minuni vabadus, et see tähendabki vabadust mõelda, mida ma tahan, seda ka öelda ja rääkida oma keeles, õpetada oma lastele ja ka oma üliõpilastele
mõtlema oma kodu, oma keele ja oma teaduse keskselt ka, et ma olen niisuguselt alalt meditsiinist, kus väga tähtis on inimese olemus, see, kuidas ta mõtleb, mida ta ütleb ja tema aju. Nii et ka see on minu jaoks väga oluline selle vabaduse juures, vabadus mõelda, öelda ja olla siin oma kodus Eestis. Nii ongi, aitäh! Head Tartu koolide pered! Vabariigi aastapäeva tähistamine on sel aastal natuke teistmoodi kui varasematel aastatel, aga tähistamata meie oma Eesti Vabariigi sünnipäev ju ei jää. Mul on väga hea meel ja suur au teie kõigi poole pöörduda videotervitusega teie virtuaalaktustel ja soovida teile kõigile väga head ja tervet oma Eesti riigi sünnipäeva. Head koolipered, suur aitäh teile selle eest, et te olete osanud sel keerulisel COVID-i kriisi ajal nii hästi ja nutikalt korraldada õppetööd oma koolides. Me võime öelda, et haridus ei ole Tartus ja Eestimaal ka sellel perioodil unarusse jäänud. Mul on teile ka üks palve ja ettepanek Vabariigi aastapäeva eel. Teil kõigil, õpetajad, õpilased, on palju sõpru laias maailmas. Saatke neile kõigile 24. veebruaril ilusaid pilte Tartust, meie lumistest toomenõlvadest, meie ilusatest majadest sinimustvalgete lippudega ja sellega räägime kõigile Tartu, Eesti, meie oma uhket lugu omast riigist. Head vabariigi aastapäeva, olge terved!